Kas täna on tõesti see päev, 25. aprill 2025, kus ma saan esimest korda minna heinamaa peale vikatiga niitma päris enda vikatiga, sellisena nagu ma olen unistanud, nagu ma unistasin circa juba pea 10 kuud tagasi, isegi juba 11 kuud tagasi, et ükskord võiks mul olla päris selline vikat, mis on täpselt tehtud nii, nagu mina tahan ja mis täpselt minule sobiks. Ja lõpuks on see vikat siin ja ma olen selle vikatiga unistanud niitmisest juba, see vikat sai valmis selle aasta alguses. Ja ma olen juba unistanud, et see vikat oleks olnud valmis juba eelmise aasta suve lõpus, kuid selle valmistamine ja väljatöötamine ja kõik see protsess võttis nii kaua aega, et vahepeal tuli sügis ja tuli talv ja need mõnusad käepidemed, mida ma tahan ilmselt moodi katsetada, kuidas nad nüüd reaalselt ka toimivad. Sellest ma olen unistanud juba. Ma olen siin unistanud ja ausalt öeldes raske on seda emotsiooni isegi väljendada, sest olen sõnatu ja nüüd ma võtan oma luisutopsi ja oma vikati ja lähen otsin kõrgemad heinatutid siit heinamaa pealt ülesse. Siia külge sai pandud Frökenfuchsi 65 centimeetrine fuksi üldotstarbeline tera. Ja see on pinnitud, see on luisatud, luisud on kaasas, kinnitatud, sätitud, seadistatud. Siin on juba päris pikk hein. Aga kuidas ma siit keset heinamaa pealt ikka niitma hakkan? Tegelikult mulle tundub, et see koht võib-olla olekski siin kõige pikem. Ja luisud on kaasas ja luisutops on olemas, aga kuna mul on siin joped ja asjad seljas, siis ma ei hakkagi seda luisutopsi siin kasutama. Et kuidas kirjeldada seda tunnet, mida sa oled oodanud kuid. Nagu ütles mul üks klient, kelle 85-aastane naaber ütles, et hea vikatiga niitmine on ju nagu lihtsalt kõnni järel ja põhimõtteliselt siin seda väikest heinakest siin niites põhimõtteliselt ma isegi ei saa aru, et üldse mingi hein mul siin vikati ees oleks. Aga see ajalooline hetk on toimunud, ma olen oma vikatiga niitnud ja nüüd alles vaatame, mis edasi saama hakkab. Kogemus on veel selline, mida ma ei oska veel kirjeldada, kui kõik on ülivõrdes. Näeme heinamaa peal.
aga see on nagu roboti niidetud ju. Põhimõtteliselt. Teistpoolt veel üle käia, siis võib juba küll segi ajada. Madalam muru tahab madalamat seda saada. Normaalne.